Tere tulemast! Selles videos vaatame üle varem kursusel õpitud teemasid ning lahendame koos läbi ühe kontrolltöö näidisülesande, et kontrolltööks valmistuda. Vaatame koos ülesannet, mis kannab nime 100 aakri mets ning esiteks ülesande püstitus on meile kirjutatud selliselt, et 100 aakri metsa elaniku Karupoeg Puhhi fännidest metsaomanikud on oma metsatükkide pindalad kirjutanud aakrites. Ja on meile siin seda ka tutvustatud, et üks aaker on võrdne 0,4047 hektariga, et hiljem võib seda meil arvutustest tarvis minna. Ning on öeldud, et ühel omanikul on ainult ühe puuliigi metsad ja konkreetsete puulikide puhul on teada aastane metsa juurdekasv hektari kohta tihumeetrites. Ehk siis tihumeetreid hektari kohta teame puulikide kohta. Näiteks kase kohta on öeldud, et see võib olla 4,8 tihumeetrit hektari kohta ja kuuse kohta 6,6, männi kohta 3,7 ja nii edasi. Ning on öeldud, et omanik tahab teada, mitu tihumeetrit metsa aastas teatud suurusest suuremates metsatükkides juurde kasvab. Ja selle arvutamise jaoks palutakse meil nüüd kirjutada siin funktsioon nimega juurdekasv, mis oskaks argumendiks võtta endale metsatüki pindala, praegusel juhul siis aakrites ujukoma arvuna, ning metsa aastase juurdekasvu ja seda nüüd hektari kohta ujukoma arvuna. Ning funktsioon peaks oma töö lõpuks tagastama selle pindalaga metsatüki aastase juurdekasvu, mille tahame ka sajandikeni ümardada. Ja siin all on meil väike näidis ka välja toodud, et kui me selle juurdekasv funktsiooni tööle paneksime, siis kui me anname siia 3,78 kaasa metsatüki pindalana ning juurdekasvuks määrame siia 6,6, siis saame näiteks teada, et meil metsa juurdekasv on siin 10,1 tihumeetrit, näiteks on siis välja toodud meile. Et sellega siis saamegi esimese teemana korrata siin funktsiooni kirjutamist. Ja proovimegi siis koos vaadata, et kuidas jõuda selle hetkeni, et kui me nüüd sellise funktsiooni tööle paneksime, mis juurdekasvu nime kannab, et ta siis annaks meile selle 10,1 siia nii, nagu me ootaksime. Et esiteks, kui me tahame mingi nimelist funktsiooni endale kirja panna, siis tuletame endale meelde def-märksõna, mis määras siis, et me tahaksime nüüd funktsiooni kirjutama asuda. Siis saame valida funktsiooni nime, mis oli meil ette antud, ja siis saame määrata, et missuguste argumentide nimedena me siit siis kätte saame sellele funktsioonile vastavad väärtused. Et kui me selle 3,78 siia kirjutame argumendiks, et siis missuguse muutuja nime seest me selle siin funktsiooni piires kätte saame. Et võiksimegi siia siis välja tuua, et meil esimene parameeter on pindala ja võime siia veel täpsustada seda ka, et see on siis aakrites just pindala. Et siis teame, missuguses ühikus ta täpselt ka on, et siis on selle järgi pärast hea vaadata, et mis meil täpselt ikkagi siin olemas on. Siis teiseks parameetriks me näeme, et meil võiks tulla siia aastane juurdekasv ja nüüd hektari kohta. Et võiksime siia kirjutada hektari juurdekasv näiteks. Et siis teamegi, et siis 1 hektari juurdekasv on meil siit siis praegu mõeldud. Ning võiksimegi alustada siis selle ideega, et tahame siis lõpus kokku panna selle arvu, mis neile siin vastab, et 3,78 ja 6,6 näiteks 10,1 proovime selleni jõuda. Ja alguses lihtsalt valideerimiseks, et meil see programmi praegusel kujul tööle läheb, võime siia kohahoidjaks 0 korraks kirjutada. Siis mis oleks hea endale veel valmis seada, oleks see, et me võiksime selle faili endale salvestada nüüd, kui meil natukene juba sisu kirjutatud on, et siis hiljem meil kogemata see fail kaduma ei läheks, katsume võimalikult tihti seda salvestada ja valime endale siia mingi nime välja. Ma näiteks kirjutan siia kontrolltöö faili nimeks ning kui see on tehtud, siis võimegi juba asuda katsetama, et kas meil programm siin jooksvalt töötab. Näeme, et selle 0 ta meile täitsa tagastada praegu alustuseks oskab. Ja proovimegi siis jõuda nüüd selleni, et me tahaksime tagastada selle aastase juurdekasvu nüüd siis sajandikeni ümardatuna, eks. Ja
mõnikord, eriti sellises olukorras, võiks meil olla kasulik võib-olla isegi tagurpidi sellele läheneda, et vaadata siis, et mida meil on tarvis lõpuks kätte saada ja siis mõelda, et mida meil täpselt oleks tarvis nende eelnevate väärtustega teha, et selleni jõuda. Et praegu teame siis, et meil oleks tarvis teada, et kui suur see juurdekasv üldse siis kokku on. Ja võime sellega välja mõelda siis juba, et mismoodi seda siin ümardada, et kirjutame siis round funktsiooni, tuletame seda endale meelde, mille siis võime võtta kasutusele, et mingit arvu ümardada ja kui me talle anname veel teise parameetri siia, siis ta ütleb meile, et mitut kohta me siin soovime, et kui tahame sajandikeni, siis võime siia 2 kirjutada, see tähendab siis, et kui me kirjutame siia 1, siis ta läheb 10-ndikeni, kui 2, siis 100-ndikeni ja nii edasi 3000-ndikeni. Ja kui me nüüd tahame teada, et kui suur see juurdekasv meil üldse kokku on, siis võime mõelda, et missugused infokillud meil selle arvutamiseks võiksid kasulikud olla. Et me teame siis seda, et kui palju meil 1 hektar juurdekasvu annab, et seega, kui me tahame nüüd arvutada, et kui palju meil üldse juurdekasvu on, ilmselt me tahaksime siis teada, et kui palju meil neid hektareid üldse olemas on, et siis arvutada, et mitut tükki selliseid hektari juurdekasvusid siia arvesse võtta. Et siis võiksime mõelda selle peale nii, et me teame, kui palju meil 1 hektar juurdekasvu annab ja selleks nüüd, et teada, kui palju kokku juurdekasvu on, siis tahaksime üldse hektarite arvu teada. Ja kuidas me saame hektarite arvu teada, siis võiksime mõelda siin, et meil on antud pindala aakrites praegu, et kui me tahame pindala hektarites nüüd teada saada, siis peaksimegi siit vihjatud arvutuse läbi tegema. Öeldi meile seda, et 1 aaker on võrdne 0,4047 hektariga, et siis saamegi ideaalselt seda kohe siia kasutusele võtta, et võtame siis aakrites pindala ja kui me tahame teada, mitu hektarit see meil annab, siis kirjutamegi siia 0.404 ja 7, et ärme kogemata siia koma kirjutaks, et Python ootab meile siit punktisid. Ja sellega võiksimegi kohe esimese katsetuse siis teha, et kui ta siin tööle panna, näeme 10,1 siia ilmumas. Ning võime silumisrežiimis mõelda sellele siis ka, et meelde tuletada siit funktsiooni tööd. Et kui me jõuame siia juurdekasvu väljakutseni, siis võime näha, et kui meil nüüd uues aknas selle funktsiooni käivitamine ette tuleb, siis on meile siia kaasa tulnud esiteks need lokaalsed muutujad, siis argumentidena meil, et meil on siis pindala aakrites, see on meil teada, hektari juurdekasv on meil teada ja siis jääb programmi põhiosa, meid siis ootame senikaua, kuni siin funktsiooni sisu on uues aknas ennast läbi mänginud. Seesama sisu, mis me just siis see definitsiooni alla kirjutasime ning vaatame siis kõigepealt, oli meil hektarite arvutus, võime siis näha, et võtame enda aakrite arvusi ette ja teeme teisenduse hektariteks, et saame siit kätte, et näiteks on 1,5 hektarit meil umbes ja nüüd, kui me teame, palju meil hektareid on ja kui me teame, kui palju iga hektar meil juurdekasv annab, siis võime nad siin kokku korrutada ning saadagi, et juurdekasv meil kokku oli nüüd 10,09 pluss veel midagi ja kui me seda nüüd ümardame siit 2 komakohani, näeme 10,1 siia ilmumas, et siis see 0 jääb see siis kirjutamata, mis oleks meie teine komakoht praegu sajandike osas. Ja selle siis saimegi praegu endale siin edukalt tulemuseks, et siis funktsiooni kirjutasime täpselt nõuete järgi paika ja siin olekski nüüd koht, kus tahaksime siis nüüd lukku panna selle, mis siin funktsiooni sees on, et tihtipeale võib olla suur kiusatus, et kui siin allpool öeldakse, et me peaksime nüüd programmi põhiosas midagi tegema, et seda kogemata nüüd hakata siia funktsiooni definitsiooni sisse tooma, et katsume seda siis vältida, et see kipub üks tüüpiline komistuskoht olemaks, et jätame selle funktsiooni nii nagu ta on, et ta käituks täpselt nii, nagu siit ülevalt meil paluti ja kirjutame siit edasi tuleva osa nüüd siia alla juba programmi põhiosasse. Ning vaatamegi siis, mida täpselt meil selle programmi põhiosas siis palutud on. Ning öeldud on siis seda, et esiteks me peaksime kasutaja käest mõned küsimused küsima, et siis failist lugemisega alustada hetke pärast. Et siis võib-olla võiksimegi selle faili enda valmis seada juba ka, et selle jaoks valmis olla hetke pärast. Et on öeldud, et andmed.txt võiks praegu näiteks katsetuseks siis see faili tekitada, et tuletame siis meelde, kuidas endale tekstifaili siin Tonis luua. Et siit save as type peaksime valima all files
ja kirjutame endale meelepärase nime siia siis praegu näiteks andmed.txt, samamoodi nagu näidises võiks see sobida meile täitsa. Ja võib ta muidugi olla ka midagi muud, peame arvestama, kuna kasutajalt tõesti faili nime nüüd hiljem küsima asume, eks ju. Aga sellega siis on meil praegu andmefail siin paigas, millega saame hetkel siis oma programmi katsetama hakata varsti. Ning hakkamegi siis järjest siit lugema, mida meil on palutud teha. Et on öeldud siis, et võiksime koostada programmi, mis küsib kasutajalt esmalt faili nime, siis selle sama faili nime, mis me just siia tegime, siis tahame küsida, et mis on praegu meil vaadeldava puuliigi aastane juurdekasv hektari kohta tihumeetrites, et sama, mida meil see funktsioon eeldas. Et siis praegusel juhul küsimegi kasutaja käest selle juurdekasvu osa siia funktsioonile etteandmiseks. Ja siis on meil öeldud, et tahaksime piiri mitmest aakrist suuremaid metsatükke arvesse võtta. Et siis nende küsimuste põhjal tahame siis programmis töötlust teha nii, et kõigepealt loeme failist need metsatükkide pindalad siis ja iga pindala kohta tahame siis arvutada failist lugedes seda, et mis on selle käesoleva metsa-aastane juurdekasv, kui ta seda meie antud piir ületab. Ja peaksime väljastama teate, et metsatükk ei võeta arvesse, kui ta juhtumisi selle kasutaja valitud piiridesse ei jää. Ning lõpuks tahaksime kasutajale seda ka öelda, et mitme metsatüki juurdekasv siis üldse välja meile arvutati. Et võime siit altpoolt näha programmi kasutusnäidist ka, et näiteks kui siin on see 0,9, 3,78, 2,05 ja 1,58, siis näiteks esimene neist ja viimane neist siis ei jää piiridesse, kui kasutaja siin juhtumisi valib endale 2, aga siis 2,05 ja 3,78 näiteks siis on välja arvutatud. Ja see 3,78 on ühtlegi ka see sama, mis me just siin ise ka katsetasime, eks ju. Aga siis võiksimegi asuda kõigepealt selle juurde, et proovime kasutajalt need küsimused küsida. Et saame siis faili nime siit input funktsiooniga kasutaja käest välja uurida, et missugust faili siis lugema asutakse. Siis seejärel laseme kasutajal sisestada, et mis see juurdekasv parasjagu on. Paneme siis kirja, et küsime selle hektari kasvu. Ja nüüd saame meelde tuletada siin siis arvuks teisendamise funktsioone, mida meil praegusel juhul on tarvis, on siis ujukomaarvuks teisendus, mida me kasutajalt küsime. Et kui on täisarv, siis int, kui on ujukomaarv ehk komakohaga arv, siis on meil float'i vaja. Et kirjutame selle siis ümber, et kasutaja sisendist just komakohaga arv välja lugeda. Ja siis tahtsime teada veel ka seda piiri, et mitut ületavaid metsasuurusid me töödelda siin soovisime. Küsimegi kasutajalt küsimus, et sisesta piir, mitmest aakrist suuremad metsatükid arvesse võetakse. Ja samuti on siin palutud meil ujukomaarvu, et kirjutame jällegi siis float funktsioonis ja endale appi seda siit kasutaja sisendist välja lugema. Ning kui need küsimused on siin küsitud, siis võimegi asuda siin töö kallal, et seda faili sisse lugeda. Et saame siis faili lugemise mustri siin koos üle korrata. Et alustame faili lugemisega siis sellest, et meil oleks tarvis siin open funktsiooni kirja panna, millele saaksime siis ette anda selle faili nime. Esiteks, mis kasutaja välja valis. Et paneme selle faili nime muutu siia. Siis teiseks meil oleks tarvis otsustada, et mis on meie režiim siin. Et kui me tahaksime näiteks kirjutada, siis peaks ta 2 siis või olema. Kui me tahame lugeda, siis võime siia eri kirjutada, aga võime jätta kirjutamata. Ja praegu meil just ongi tarvis just lugeda, seega võime praegu selle eri siit välja jätta. Ja võiksime siia siis kodeeringuks määrata Qt8, et Eesti täpitähed ilusasti töötaksid, kui meil vähegi nende ohtu siin on. Et praegusel juhul küll meil on seal arvud sees, aga lihtsalt on hea lihasmälu sellega treenida, et olla valmis, et võib-olla kontrollides tuleb, et siis võimalikult vähetõenäoline oleks seda kogemata ära unustada. Ning paneme siis faili sulgemises ja lõppu ka viisakasti, et see ilusasti töötaks. Et jällegi, ta kõige olulisem on just faili kirjutades, aga faili lugemisel on ta ikkagi viisakas kirja panna ka ja samuti harjutades ta lihasmälu, et mitte kogemata ära unustada faili sulgemist. Võiksimegi siis meelde tuletada nüüd seda mustrit, kuidas me tsükliliselt faili läbi käime. Et siis meil läbitavaks
andmestikuks siia inni järele märgimegi selle faili, siis mida meil tsükkel nüüd asuks rida haaval sisse lugema ja võimegi seega tsükli muutojnimeks siia määrata samuti rida. Ja kui me nüüd asume seda rida siin töötlema, siis võimegi võib-olla välja printida, et missugune see rida siit seest meil välja näeb. Et siis järjest mõelda, et kuidas seda viia just sellisele kujule, millega meil arvutusi oleks optimaalne siin teha. Et kirjutame siia võib-olla siis need samad arvud sisse ja näeme, et tulevad meil faili sisuread siit ilusasti järjest nii, nagu me oodata võiksimegi. Et teeme siis nendega natukene töötlust, et esiteks me võiksime siis strip funktsiooniga need ülekäijad üleliigsetest reavahetustest lahti saada, siis seejärel võiksime need andmed teisendada endal õigele kujule. Ja kuna meil siin on tegemist komakohaga arvudega, siis selle jaoks, et nendega hiljem siin arvutusi teha ja neid sinna funktsioonile argumendiks anda, siis võiksime float funktsiooniga teda siin töödelda. Ja printimise asemel võiksime siis mingisse muutesse meelde jätta, et mis arvuga meil parasjagu just tegemist on. Ja kui nüüd see arvuline kuju meil on siin olemas, siis mõtleme, mis asi see arv siin meil täpselt on. On ta, eks ju, pindala aakrites, et siin andmetes just see pidi meil olema siin. Et anname talle vastava nime siis ka. Ja siis ongi nüüd see moment, kus me tahame vaadata, et kas meil seda vastavat piiri siis ületati või mitte, mille puhul me tahame arvutust teha ja millal mitte. Et siis vaatamegi, kas meil see aakrites pindala praegu seda piiri siis ületas, mis me kasutajast küsisime, et mitmest suuremaid metsatükke me tahame arvesse võtta. Et kui ta on suurem, siis peaksime arvutama ja kui ei ole, siis võime siia paika panna juba, et metsatükki ei võeta arvesse, paneme siis selle sama teksti kuvamise siia valmis endale. Ning kui ta jääb vastavatesse piiridesse, siis ongi siin koht, kus me võiksime siis seda kasvu asuda uurima, et siis võtamegi selle juurde kasvu funktsiooni siia endale appi. Oleme ettevaatlikud, et me kogemata ei kasutaks siin seda sama nime, mis on funktsiooni nimeleks, et siin väga lihtne võib olla kogemata mõelda, et me tahame juurde kasvu arvutada, valime selle muuta nimeks, aga me kirjutaksime üle selle funktsiooni nime niimoodi. Et siis paneme ikka unikaalse nime, näiteks lihtsalt kasv siia. Ja parameetriteks, mis me peaksime siia andma, oleks siis aakrites pindala, nii nagu me siin argumendi nimes juba väljendasime, eks ju. Ja siis hektari juurde kas peaks olema teine parameeter, see on täpselt see, mida me kasutaja käest küsisime. Et need võiksidki meile siis parameetriteks ilusasti sobida. Ja kui me oleme seda juurde kasvu siin arvutanud, siis võiksimegi ta täpselt nii siia kasutajale nähtavale tuua, nagu ülesande tekst meile ette näeb. Et siis võimegi kohe esimese katsetuse siin teha. Et kui me programmi siin nüüd käivitame, siis kas tulevad meile samasugused arvud, näeme, et täitsa ilusasti tulevad, eks ju. Ja ongi veel siis viimane jõupingutus veel sellega, et oli meil siis küsimus, et me peaksime väljastama lõpuks ekraanile, et mitme metsatüki järelkasvu meile arvutati. Et siis kui me tahame nüüd midagi justkui agregeerivalt kõigi nende ridade kohta nüüd öelda, mis me siin töötasime, siis võiksime välja mõelda sellise mustri, et me kõigepealt paneme enne tsüklit endale valmis mingid muutujad, mis siis koguksid seda infot kokku, siis tsükli käigus me proovime seda infot järjest siis uuendada, kui me avastame, et miski see arvesse läheb ja lõpus saame sellele vastavalt siis midagi arvutada või kuvada. Et praegusel juhul siis tahaksime näiteks kuvada, et mitme metsa juurde kasv meile siis arvutusele tuli. Ning võime siis siia proovidagi vahele siis välja mõelda, et mitu tükki siis olid meil sellise juurdekasvuga, mida meile võeti arvesse, et siis iga kord, kui me nüüd selle juurdekasvu siin arvutada saime, võiksimegi juurde arvestada, et meil ühe võrra rohkem on nüüd neid metsi, mida me saime arvesse võtta ja võimegi veel siis viimase katse teha, et selliselt andmed.txt faili läbides 6,6 juurdekasvuga ja 2 suuremaid metsatükke, siis tulebki 2 tükki meil praegu vastavalt siis juurdekasvudega 10,1 ja 5,48, nagu siit ka eeldasime. Ja sellega võikski siis meil olla lühidalt see ülesanne praegu läbi koos lahendatud. Kokkuvõtteks siis soovime palju edu veel kontrolltööks ettevalmistamisega ja hoiame pealt, et läheks hästi.